Tervist, mina Illar Kohviinevalt. Ja täna on kolmapäev, 23. oktoober aastal 2019 ja teen järjekordselt video. Ja täna ma tahan rääkida Tori kunagisest vallavanemast Jüri Puustist. Ja kohe ma näitan ja selgitan, miks. Niisiis, Tori vallavalitsuse koosseis ja siin on Jüri Puust, Tori piirkonna esindaja, kinnistute ja hoonete haldus, teede ja tänavate avalike alade ning välisvalgustuse korrashoid, samuti jäätmekäitluse keskkonnaküsimused. Vot nii, härra Jüri Puust, aga millega sina tegeled seal Toris? Sina sõidad oma uhke autoga seal Tori vahe ringi, teeb viisakalt akna lahti. Noh, mis te tahate, rääkige minuga, suhelge minuga, et see on nagu tema stiil ühesõnaga. Et millega sa Jüri Puust hakkama said? Siin, ma ei tea, aasta või palju see tagasi on, kui ma ühel sügishommikul olin Tori vallamaja juures, Toris ühesõnaga, ja siis olime seal ukse ees ja siis ma rääkisin sulle Jüri Puust, et näete, Sindis on selline olukord, et see tee, mis läheb sealt, see Tori-Pärnu tee, aga Sindist läheb see, mis sinna Sindi-Viira pool läheb see tee, et seal on kõik valgustamata, pime nurk. Puusti Jüri kenasti naeretab, no vaata siin Tori silla peal samamoodi on valgustus, ei ole korras ühesõnaga. Aga me siinkohal kommenteerime, see on sinu töövaldkond, mis sul tegemata on. Ja sina julged näitama tulla, et vaata, see asi on nii-öelda korda tegemata. Häbi võiks sul olla, härra Jüri Puust. Nii, jätkame. Eelmise aasta suvel, kui viidi Tori töökoja juurest sealt Võlli teelt ära need ETO taaskasutuskonteinerid, kuhu rahvas sai oma prügi ehk siis pakendijäätmeid ja sellist asja tuua. Ja see oli kõik jälle sinu korraldusele sõnaga. Sina käisid vaatamas, kuidas asi on, kuidas äraviimine edeneb sõnaga. Ja siin nagu see üldse nagu huvitanud, kuigi sinna töökoja juurde toodi pidevalt, see konteiner oli seal neid kotte ja värke täis isegi üle ja all ümber konteinerite kõik oli, aga sind see absoluutselt ei huvitanud, et kuhu siis need elanikud Toris oma selle pakendijäätmed ja prügi siis üldse edasi viivad, kui need konteinerid sealt ja töökohast ära saavad viidud. Samuti on ka selline asi, et on kohalikel omavalitsustel jälle nõue teha koostööd nende taaskasutusorganisatsioonidega, et peab igas vallas olema taaskasutusorganisatsiooni need pakendijäätmed konteinerid, kuhu rahvas saab panna tasuta oma pakendijäätmed ja prügi sisse. Aga sind ei huvita ka see teema, sellepärast, et näiteks siin Rätsepalega Riisakülas ei ole absoluutselt selliseid konteinereid ja sa ei tunne selle vastu huvi küldselt, et neid ei ole, et sinul on see asi põhimõttes, vot Raknel Seltsiga on Tori liidetud, kõik aga ja jälle kes jälle vabatahtlikult selle Raknel Seltsiga ei ühine, kõik aga sunnime, sunniviisilt liidame, kõik maks, kui ei ole tähtstus sellest, kas on seda Raknel Seltsi prügikonteinerit või ei ole, kui ei ole, tühisõidu kõik maksad kinni sõnaga, kui ei maksa, anname asja sinna Juliano siin kassosse, küll siis see välja nõuab tutkit, brat, mitte midagi ma ei maksa. Ka Julianos selle kuradi kassa kaudu ma mitte midagi ei maksa. Vaid tuleb teha sellistele sinusugustele Jüri Puust tuul alla, et sinusugused seal, kui sa oma ameti kõrgusel ei ole, oma tööd teha ei suuda, siis tuleb sind vallandada sealt töölt ja sõnaga tuleb valida sinna, kes suudab rahva eest hoolitseda, aga mitte nii, et ainult limusiiniga, kelle riigi raha eest kütust ei kuluta oma sõitudeks. Kui sa oled ikka selline saamatu, sõnaga kunagi jutumees otsa kõva, rahvaga sa oskad hästi suhelda, aga tööd sa teha ei suvatse. Sind ei huvita absoluutselt rahva probleemid ja sinu pärast see olukord nii sitt siin Tori vallas ongi, et sa ei suuda oma tööd teha. Mis sa seal üldse istud, sind tuleb lahti lasta sealt töölt ja valida sinna sükene inimene, kes suudab rahva eest seista ja oma tööd korralikult teha, et rahvas ei pea mingisugune kuradi inkassotega rinda pistma. Ja on teada, et see kuradi idiootne seadus, mis nagu sundliida inimesi selle prügifirma agentiks, et see on mingisugune Reformierakonna maffia raiskade tehtud, sõnaga ma tahaks teada, kes selle seaduse tegi, et see tuleb kurat kohtusse või kurat peldiku taha kuul pähe lasta nii-öelda.
et kaua see kuradi tsirkus käib, kus rahvast lüpstakse. See asi tuleb ära lõpetada, kas heaga või halvaga, esialgu ma käin kõik riigi need võimuorganid läbi ja kohtud läbi ja kui siis ei saa, siis vaatame teisite asja. Nii ütleb mina, Illar Kohv Viina poolt.